Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele. Esmaspäev on käes ja loomulikult kell on saanud 11 ja antud kell läbi, mis tähendab, et on Eesti Krooni saate aeg ja Eesti Kroon saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Tervist, Andro! Tere sulle, Maksim, ja kõigile saatekuulajatele ka. Ja, et oleme täna erksad, sest et täna on palju millest rääkida, aga alustame ikkagi loomulikult võlakirjadest, sest et eetrisse mineku ajaks ongi jäänud mõni päev vaid, et endale soetada Eesti Ühistumetsa OÜ võlakirju ja no, vist on paslik küsida, et Andro, ära anna nüüd seda stampvastust, et jaa, et peaaegu on täitunud ja veel on midagi nagu jäänud, vaid ütle nii nagu on, et kas ikka on midagi jäänud, et saavad natuke on jäänud. natuke on jäänud. Ja, et mida siis jäänud on? Võlakirjad on suunatud pakkumine, algas siis 13. märtsil ning lõpeb 3. aprillil kell 12 ning võlakirjade väärtuspäev on siis 4. aprill 2025 ja lunastuspäev 2027 4. aprill. Ehk siis 24 kuud alates väärtuspäevas ja võlakirja liigiks on hüpoteegiga tagatud kupongi võlakiri, mille nimeväärtus ning müügihind on 100 eurot. Ehk siis ühe võlakirja maksumus on 100 eurot ja võlakirja eest makstakse intressi 7% aastas ja võlakirja nimeväärtusest perioodi väärtuspäevani kuni lunastamise tähtajani makstakse välja kord kvartalis vastavalt intressimaksupäevadele kokku 8 korda. Nii et 8 korda 7 eurot on võimalik saada või? Jah, kui soita paned, jah, siis 8 korda 7, see on 35 eurot, eks ole. 35 eurot. Nii 2 aasta peale. Jah, nagu maast leitud on ju. Ei, kuule, see on natuke palju. ei, kuule, see ei ole. No. Hommik on aeg, püüad siin lõksu tõmmata. 14 eurot saab ikkagi 100 euro investeerimise pealt juurde. Sa ei oska protsentarvutust, et tuleb ikka vaata 4-ga ka jagada. Nagu Andro, lase mul oma tööd teha. Ma teen seda clickbaiti, vaata. Meil on ju väga klikke vaja juurde ja nii edasi, et ma furoori tekitada. Nii et ei õnnestunud välja koobelda nagu seda kõrgemat intressid, ikka jääb 7% aastas, ehk siis 100 euro pealt 7 eurot aastas, 2 aasta peale siis 14 eurot. Vaata, see on see üks ainus koht, kus me sinuga põrkume, on see protsent, et kui võlakirjade märkimisega läheb, et kui palju võiks anda ja et see on see, et kus mina alati, et ei no võiks ju natuke rohkem ja Andro on jällegi, et kuule, et tõmbame tagasi, et vaata. Aga järgmine tuleb 6%-ga. 6%. No ehk siis see on nüüd viimane võimalus 7-ga minna peale, et inimesed, et kasutage võimalust ja ega siin muud ei olegi, et kuidas sellest võimalust osa saada, alustuseks tuleb olla Tartu Hoiu-laenuühistu liige, liikmeks saate ka vabalt iga kell astuda, vormistatakse väga kiiresti see ära ja siis saate võlakirju soetada, prospektiga kohtuda on ka võimalik või tutvuda täpsemalt ja kogu vajalik info tartuhl.ee ja siin koha peal, kui me juba nendest võlakirjadest räägime, siis ma natukene pean puurima, et Andro, sinu kui majandusteadlase käest, et vaata, kindlasti on ka minusuguseid veel, kes on ära täitnud ka tulumaksudeklaratsiooni ja kõik ja nii edasi. Kas need tulud, mis on tulnud erinevatest võlakirjadest, et kas neid peab ka kuidagi eraldi deklareerima või seal kuskil märkima või midagi siukest või kuidas? Kui sa ikka Eesti resident oled, siis ei pea, siis on need kõik eeltäidetud deklaratsiooni peal olemas. Et siin mõned on küsinud, on eelnevalt teinud mitte residendi taotlus, et nemad Eesti riigile maksu ei maksa. Ja siis on pärast pöördunud, kuule, et kus minu need on, et aga kui sa oled ikka resident, teada ei ole andnud hoiu-laenuühistule või siis endale võlakirja väljaandjatele, siis ikka tulevad automaatselt deklaratsiooni peale. Et minul on ka, et seal ma näen, et kirjakesed kõik ilusasti jooksevad, ma lihtsalt olen nagu jäänud kimbatusse, et nad on kõik seal ilusasti välja toodud. Kas ma pean veel midagi tegema või ei pea või see kõik läheb lihtsalt ongi automaatselt, et selline tore e-riik me oleme? No ilmselt sa ei pea, kui sa just turukaubandusega näiteks ei tegele, et kui sa müüd toiduaineid näiteks eraisikuna, siis on sul erideklaratsioon veel võimalik täita ja kui sa välismaalt oled tulu saanud, siis selle peaksid ilmselt panema, kui sa just välisriigis ei ole deklareerinud, aga kui sa siin kodumaal kõik asjad teed, siis enam-vähem kõik peaks olema eeldeklareeritud. Välja arvatud see raske jutt, mis ma sulle kunagi rääkisin, et vaata, kui sa oled investeerinud näiteks hoiu-laenuühistu
kapitali, noh näiteks energiahoius on sellega seotud või boonusintressiga hoiused ja oled vähendanud siis seda hoiust, siis see tähendab ka seda, et on sul tehtud oma kapitali väljamakseid. Et vaata, need väljamaksed meie oleme deklareerinud, aga meie ei saa deklareerida sinu kunagisi sissemakseid, nii et seda sa pead vaatama. Et kui sa oled energiahoiust vähendanud või boonusintressiga hoiust vähendanud, et siis sa pead täpselt sama summa sinna märkima soetusmaksumuseks, mis meie oleme märkinud sulle sinna nagu siis selleks lunastusmaksumuseks. Vastasel korral maksad sa ilma asjata riigile tulumaksu. No, aga selle kohta me oleme saanud ka õpetusmaterjalid välja nagu, nii et ühesõnaga, mõelge läbi, vaadake läbi, et kui tundub see tulumaksu, üldiselt peaks ju tagasi saama, vaata, eks ole sealt. Või peaks olema 0, kui ikkagi väga palju tuleb juurde maksta, siis tuleb hakata täpsemalt vaatama, milles see tekib, et ütleme niimoodi siis. Õnneks vist peale maksma midagi ei pea ja ma arvan, et see keeruline jutt, et me oleme ükskord seda maha pidanud siin, et ärme uuesti hakka kordama, et lihtsalt, et kui teil mingisugused need probleemid ja sellised küsimused tekivad, ma arvan, et julgelt võib ka Tartu Hoiulaenu ühistusse pöörduda, et antakse seal nii-öelda näpunäited ära, et kuidas seda asja vormistada ja õigesti korrektselt teha. Aga ma pean ütlema, minul on juba tulumaks tagasi saadud ja läbi ka löödud ja mul pole siin enam midagi rääkida. Isiklikult. Minul veel mitte ja ma arvan, et minusuguseid on veel mitu ja ega mille pealt või ütleme, mina ütlen ausalt, et mina hoian näpud ristis, et see tuleks nüüd selleks ajaks ära, kui kukub kell, ehk siis 3. aprill, nagu sai öeldud, et mina tahan sellest rahast ikkagi mõned Eesti Ühistu Metsa võlakirjad endale soetada. Nii et hoian näpud ristis, et siit ka nii-öelda Maksuamet tehki oma vajalikud protseduurid kiiremini ära, tuleb piiks, saan jälle osta võlakirju, panen jälle majandusse ringlema, ehk siis jälle kirjatseb, saavad nad ka raudselt mingi maksu sealt ka vahelt võtta, on ju. No, tulevikus ikka, tulumaksu maksmiseks läheb. Täpselt, nii et palun aidake inimesel saada investoriks, et ma veel rahakratt ei ole, aga sihukest väikest viisi, väikeste sammudega liigume. Väikest viisi kratt ikka. Ja nii, aga veel kord jah, et tartuhl.ee Eesti Ühistu Metsa võlakirjade pakkumine käib, hüppake pardale ja saagem siis Eesti Ühistu Metsa võlakirja omanikeks. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast, pangust, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiulaenu ühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. No nii, Andro, kui võlakirjadest sai räägitud, siis natukene küsiks ka aktsiate kohta, et teada tuntud fakt on, et siin hiljuti kukkus pommuudis, Enefit Green lahkub aktsiaturult, et on sinul ka seal mingisugune obruk vahele saada, sest et loed, et siin mitmel poliitikul on seal, võtavad vahelt kasu ja nii edasi, et saab meil siin ka väikest viisi nagu poliitikat äkki, et võiksid ju ka nagu selles kompotis sees ju olla, et no ma ei ole kunagi nii mõelnud ausalt öeldes, võib-olla ei ole nii kõrge poliitika, aga ma ei usu, et ma kunagi nii pidi ka nagu mõelda nagu tahaks, ma üldiselt püüan ikka idealistlikult ja ausalt mõelda neid asju. Et sa muidugi tõid üks üllatav asja välja, mis ei pruugi vale olla, nagu jah, et see on selge, et kui riik ära maksab kinni need vähemusaktsionäridele ja paneb veel preemia ka peale sinna, siis on ju väga lihtne nagu arvata, et eelmine samm võis olla ju see, et ikkagi poliitikud ostsid ja kes ise ringi infot teadsid, ega siis minister ju uhkes üksinduses niimoodi ei mõelnud, et istus kabineti laua taga ja ühel hetkel, et tead, ostame riigile tagasi ja anname natuke preemiat ka peale. Mitu protsenti ta peale andis sinna? Pean natuke täpsemalt peale otsima, aga igatahes ma ütlen ära, et isegi peaminister Kristen Michalil on seal aktsiaid. No, näed, vaata. Nii et minister Erkki Keldol on üldse 11 484 aktsiat, millest viimane tehing leidis aset lausa 2024 aasta juunis. No näed, ega riigi leib on rasvane selles mõttes ikkagi. Jah, et siin nagu ikka on neid inimesi, kelle näpud nagu ütleme saavad korralikult rasvaseks sellega ja siis millegipärast nagu ka eeldasin, et vaata, sa nagu tead ka seda asja, et võiks ju ka nagu ka, et pigem võib-olla lausa küsiks, et Andro, miks sa mulle rääkinud, et eetriväliselt oleks võid ikka üle mõkka mainida. Ja ega ma ise ka ei teadnud nagu selles mõttes, aga vaata, eks äri tehaksegi ju selle peale, et info peale, et kellel rohkem infot on, see saab kas odavamalt osta või kallimalt müüa, eks ta niimoodi on nagu. Mis ei tähenda, et see õige on, aga teistpidi, kes see ütleb, mis on õige nagu.
et ega kogu kas või kinnisvaraäri või üldse kogu äri ju käibki selle peale, et ikka sa ostad odavalt, müüd kallilt. Info vaakumi peale käib ja info, kuidas öeldakse teoorias, informatsiooni asümmeetria, et sinul on infot, sina saad, minul ei ole, mina ei saa. Vaat niimoodi. Ja poliitikas samamoodi nagu, eks ole. Meile võib tunduda ühtemoodi need asjad, aga millegi pärast tehakse teistmoodi. Vaata, mina ka väikese inimesena olen mõelnud, et miks opositsioon ei hakanud umbusaldama näiteks Kristen Michalit siin, kui valitsus kukkus, sellepärast et ametlikult on neil ju 50 kohta. Aga näed, siis ei usaldatud, umbusaldati nagu paar nädalat varem. Tehti seal suur, mis läbi kukkus. Aga oleks näed nüüd teinud, mina arvan, et oleks päris suur tõenäosus, et isegi oleks läbi läinud, kui oleks seal lobitööd teinud aknaalustega ja võib-olla teistega. Nii et vaata, nüüd ongi nagu see, et aga valitsusvastutust ei taha ju keegi võtta. Ja samamoodi küsimus, et selle aktsiate müügiga, et aga miks need nüüd tagasi osta siis nagu? No, ja meie preemiat ka peale maksta nagu selle eest, aga ma vaatasin seda muidugi aktsia hinnagraafikut, et alla on käinud see Enefit Green, et ei taha nagu keegi osta nagu neid aktsiaid. No praegu tegi just selle uudise taustal tegi 40% hüppas üles. Uudise peale muidugi, jah. See on veel omaette siukene susser-musser tegelikult, et ma ei tea, kas see boonus makstakse veel sinna nüüd tõusnud hinnale otsa või kuidapidi. Aga noh, eks ta siuke on, ma ei ole küll muidugi Tallinna börsi enam kaua aega analüüsinud, aga minu arust on siuke Tallinna börs väga siuke konnatiik, et kas mitte kõik aktsiad ei ole enam-vähem siuksed, millega eriti ei kaubelda ja mille hinnad nagu ajas alla käivad. No jah, selle kohta mainiti et sellega nüüd Tallinna börs sai nii palju tähelepanu, et millega loodetakse, et vaadatakse neid kui natuke atraktiivsema koostööpartnerina kui muidu, et ka nemad on siin, ütleme, läbi lilled tunnistatud, et Tallinna börs on ikka siuke. No on sellepärast, et vaata, ega siin midagi ju ei toodeta, kui sa hakkad analüüsima olukorda kas või selle sama Enefit Greeni näitel, eks ole, jätame kõrvale igasugust infrahelid ja asjad, et mõni ütleb, et taastuvenergia on paha. No eks ilmselt on küsimus nagu proportsioonides, et ega koduhoovi muidugi ei taha nagu ei taastuvenergiat ega üldse mingit elektrijaama keegi, see on ka nagu selge. Aga võtame lihtsalt puhtalt nagu ilma emotsioonideta, et Enefit Green, taastuvenergia tootja. Selleks, et tal hästi läheks, selleks peaks tal kogu aeg olema edulugusid. See tähendab seda, et ta peaks panema Läänemaale päikeseparke ja tuuleparke ja Ida-Virumaale ja Saaremaale ja Hiiumaale ja Võrumaale ja igale poole kogu aeg ja vahepeal peaks üllatama mingisuguste uute huvitavate projektidega, näiteks puurib mingi sügava augu, et hakkab sealt tulema termoenergiat, soojusenergiat, siis teeb mingisuguse koostootmisjaama, et pidevalt peaks elu käima. Aga reaalsus on ju see, et ega elu ei käi ja ühtegi üllatust nagu ei ole, et alguses tuldi siin, et tead, et näed, vaata, tehti meie tuulepargi kõrvale ka siin veel 5 tuulikut, eks ole. Suuremate labadega, kui lubati ja niimoodi alguses. Aga näed, rohkem nagu neid edulugusid ei ole ja tegelikult ega see, kus see aktsiahind siis nagu tõusta saakski. Ja selles mõttes on nagu loogiline, et riik selle tagasi ostab. Sest vaata, need trendid, mis ma vaatasin seda aktsiagraafikut, ei ole jälle nüüd nii suur analüüsi ekspert nendele, aga mulle tundus küll, et oleks aeg edasi läinud sealt, et siis oleks võinud äkki see nulli lähedale kukkuda juba siin nagu, et ma ütlen, et midagi uut üllatavat ei ole, mingisugust tootlikkust nagu tegelikult ju ei ole. Ja mingit innovatsiooni nagu, eks ole. Nii et jah, võib-olla siis on õige otsus, et riigi seisukohalt, et osteti tagasi selleks, et häbi nagu varjata. Ja keegi saab rikkamaks ka ehk, selle boonuse võrra ikka. Selle boonuse võrra ikka. Aga kuigi vaata, kui sa paned selle info nüüd sinna juurde, see on võib-olla hävingust päästmine hoopis, sellepärast, et vaata, see hind on tõesti langenud ja küsimus on selles, et mis ajal sa sinna sisse oled läinud. Et kui näiteks olgu kas poliitikud, tavainimesed, tavainvestorid läksid sisse sinna tipu ajal, siis ei see 40% tõus ega see boonus, ma ei tea, kuskilt on jäänud 15% või äkki ma eksin. Vahet ei ole. Isegi kui sa selle 40% tõusu juurde paned, kui sa seda graafikut vaatad ja natukene seda boonust, siis see ei tõusa sinna tipu juurde tagasi. Nii et tegelikult võib see olla tegemist ka lihtsalt puhaste paberitega välja tulla, et teeme kirigu keset küla, et näed, poisid, et lootsime paremat, välja tulin nagu ikka, et saate vähemalt pool raha tagasi.
ja selle koha pealt on vist paslik sellele teemale joone alla tõmmata, kui siis viimase küsimusega, et kuna ühistumetsa või tähendab ühistu energia aktsiaid osta saab? Ei saagi vist ausalt öeldes, vist ei saa, ma arvan, et ei saa. Aga ära muidu kunagi ütle kunagi, sest vaata, ilma naljata, mina arvan seda, et Eesti majanduse ja ka selle Eesti börsimajanduse tõmbaks hästi käima, kui bürokraatia alla tõmmata sellel börsil ja lubada sinna tõesti ka iga väike tänavaputka, piltlikult öeldes. No võib-olla mitte nii, aga võib-olla just nii oma aktsiaid ja võlakirju müüma. Et võtaks ütleme mingisuguse mediaani keskmised, kui palju nagu see käive peab olema, et kui suur ettevõttega tegemist on ja siis selle pealt nagu lubama? Ei, võta niimoodi, et kas sul on autoremondi töökoda, sa tahad laiendada või sa tahad oma bensiinijaamad, oled mingi bensiinijaama pidaja, tahad hakata laiendama näiteks. Lähedki börsile nagu sinna. Ei pea olema seal mingisugused hullud Finantsinspektsioonis kinnitatud ja Finantsinspektsiooni poolt üle vaadatud aruanded ja asjad, nagu piisab nagu tavalisest standardist nagu minu arust, mis nagu on, sest vaata, asi on selles, et ei börs, ei Finantsinspektsioon, ta ei taga ju investoril mitte mingisugust tootlikkust seal nagu selles mõttes. See äri võib ka sõna otseses mõttes, ma ei hakka seda roppusõna ütlen B-tähega, eks ole, minna. Ja ta võibki minna ja ongi läinud, ega börsikrahhi on ajaloos väga palju. Et lihtsalt peaksid olema tavalised ettevõtte standardid, et sul on majandusaasta aruanne esitatud, tehtud, ma ei tea, raporteerid, paned oma prospektid välja, nii nagu meie teeme nende võlakirjadega. Mis seal rohkem nagu on, ülejäänud on tegelikult ju investori risk lõppkokkuvõttes. Ja väärtpaberi väljaandi oskus, siis seda väärtpaberit atraktiivseks teha, olgu kas mingite tagatiste andmisega, oma tegevuse võimalikult, ma ei tea, hästi lahti kirjutamisega või hea jutuga või mis iganes nagu. Aga tegelikult seda vaja oleks, sellepärast, et see tõmbas kodumaise ettevõtlus hästi käima nagu. Ja võib-olla, ja mitte isegi võib-olla, ma usun, et see meelitaks ligi ka välisinvesteeringuid siia Eestisse. Seda oleks meil küll väga vaja. Jah, vaata, ma olen kunagi väga välisinvesteeringute vastu nagu olnud, aga sellised välisinvesteeringud, targad välisinvesteeringud, nii öelda, kus jäme ots jääks ka eestlase kätte või Eesti kohaliku ettevõtja kätte. Need võiksid olla täna ikkagi päris vajalikud asjad Eestile. Jah, igatahes loodame, et võib-olla et meie jutt ei lähe nii-öelda tühja universumile, vaid et ta ikkagi kuskile mööda koridore kuskile mingite ametnikeni välja jõuaks ja kes võib-olla tõesti võtta selle teema menetlusse ja kaalumisele, et võtaks seda bürokraatiat vähemaks ja laseks selle Tallinna börsi natuke vabamaks, et tõesti, et saaks ka väike tanklapidaja planeerida endal seda laienemist ja nii edasi, sest et muidu on ju hetkel, kuidas meil siin ettevõtluses on, et kui tahad vist laieneda, ega sul vist muud varianti ei ole, kui lähed tipa-tapa panka ärilaen hästi kõrgete protsentidega ja anna minna peremees. Ja ega naabrimees sulle kodavamalt ei anna, mõni on võib-olla aga enamasti ka ikka. Vaatad, siin on hea teenimus, oled plindris, järelikult maksad. Nii et ja siis ongi nagu näed, targemad teevad võlakirju. Aga näed, vaata, jumal tänatud, et on selline võrgustik nagu Tartu Hoiu-laenuühistu, kust pakkuda neid. Ega kui sina võtaksid niimoodi nagu selle, et ütleme sina kas eraisikuna või tahad ka mingist, ma ei tea, oma pisi äri teha, Maksim Romanovitsi äri, eks ole. Kus sa lähed tänavale pakkuma neid võlakirju või? Tallinna börsi läinud saaksid pakkuda, aga siis tulevad sul need igasugused bürokraatlikud nõuded, eks ole. Oma sõpruskonnas saad ka pakkuda, aga ma arvan, et sõbrad naeravad su välja nagu lihtsalt. Ütlevad juba kas või sellega, et sa ütled, et andke 5% aastas. Sõber ütleb, mis 50 ikka, eks ole. Seda nii ma ei taha. Nii et ega küsimus ongi ju selles võrgustikus, ega börsi väärtus seisneb selles, et börsil on ligipääs nii nendele, kes raha vajavad, kui nendele, kellel raha on, nagu, eks ole. Kui sul niisugust võrgustikku ei ole, siis lähed tänavale korviga pakkuma nagu poliitikud enne valimisi. Aga Tartu Hoiu-laenuühistus on olemas, nii et kes on Tartu Hoiu-laenuühistuse ettevõtjad, siis, või kes kaaluvad ka laenemise plaane, siis nagu sa ütlesid, et ma haaran siin sõnasabast kinni kohe, et kui on nagu soovi, siis võlakirjade pakkumus saab vabalt korraldada. Muidugi, see on üks
üks nii-öelda lisaväärtus, mis ühistu liikmelisusega kaasneb. Jah, teeme aga siin ühe kiire pausi ja siis oleme tagasi järgmise segmendiga saates Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, jutt käis, ütleme siis väikeettevõtlusest ja väiksest ärist ja ma saan aru, et Andro, sinu puhul on tegemist järjekordse äriettevõtluse vormi edendajaga, et hakkad nüüd transporditeenust pakkuma või et kohvikut pead, nüüd on vist transporditeenuse peale hakanud silm peale, et mis värk on? Ma läksin bussilubasid tegema. Nagu päris muide, nagu 1100 eurot koos käibemaksuga. Nagu suur buss. Suur buss, jah, 50 kohaline. Vaata, ühistul on ka üks buss ju nagu olemas. Ja vaata, ikka on nagu see, et läksime kas või Nursipalusse appi või on ühistu enda üritusi vaja teha, siin jõuluüritused, asjad, et jälle palu kedagi tead põlvili, et tule, ole bussijuht, eks ole, noh siis võtab raha su käest, mitte ainult töötasu, vaid võtab ka, ütleme siis seda, et kui näiteks ta Tartus ei ela, et noh, et tuleb kaugemalt. Mitte, et ma kritiseeriksin seda, et noh, inimene tulebki, aga lihtsalt minu seisukohalt on nagu see, et mis maksab veel bensiin kinni, eks ole, et ta kohale sõidab, siis talle kõik ajad ei sobi, kus mul vaja oleks, nii et lõppkokkuvõttes ma läksin bussikoolitusele. No, ja ma võtsin ühe teise ühistu liikmega kaasa, nii et 2 ühistu meest teeme nagu ühe sõnaga bussijuhi load. No ma saan aru, et see on see mobiilne ühistu buss, aga kui ega sa siis nüüd kogu aeg seda ühistu tööd ei saa selle bussiga tehtud, et vahepeal natuke pakud transportteenust ka või? Ei, vaata, transporditeenust ma ei või pakkuda, et kui ma load kätte saan, siis ma kaalun seda asja ja vaatan. Siis tuleb ametikoolitus teha veel tegelikult. Siis on veel. Siis on ametikoolitus on, vaata, mina pean 20 akadeemilist tundi sõitma praktikas bussiga, ma olen juba 4 tundi sõitnud. Päris tore on ausalt öeldes, tagurpidiboks ja külgboks ja ei olegi nii keeruline, kui arvata võiks. Keeramisega on ringteel nagu niimoodi, et hästi kiiresti tuleb nagu see äärekivi ette tagumised rattale, et tuleb hästi suure kaarega keerata ja sujuvalt sõita ja niimoodi, noh. Ja hea meeletuletus ka vaata, et mulle meeldib ikka autoga nagu seda akseleraatorit vajutada, et ja vaata vana sõit ja märke ei vaata nii palju kiirusmärke, et aga nüüd ma olen hakanud ikka rohkem vaatama ja see tuleb kasuks nagu aeg-ajalt. Seda ma olen ka tähele pannud, et ka vahepeal inimesed, kes märke hakkad vaatama, siis sa vaatad, eluaeg oled siit 50 läbi sõidnud, 30 ala nagu. see on nagu pidevalt olnud selline nagu halb üllatus, mis võib ette tulla. Aga ei, kuule, aga see bussi ka, et ongi, et on hoiulaenuühistu, noh, ta oli nagu mõeldud selleks mobiilseks nagu bussiks, et käia nagu inimestele tutvustada ja nii edasi, et no, mis see tähtaeg on, kuna sa need load peaksid kätte saama? No äkki mais, äkki juunis. Ma pean teooria asjad ka vaatama, et hea on nagu see, et ei pea koolis kohal istuma, vaid võib õhtul diivani peal olles vaadata neid videoloenguid. Samal ajal on see muidugi halb ka, sest ma ei ole siiamaani ühtegi vaadanud. Et distsipliin puudub, aga peab tekitama selle distsipliini. Kui ma need ära vaatan ja sõidutunnid ära teen, siis lähen eksamile. Nii, ja kui läbi peaks saama, siis mai-juuni. Kas siis on mingisugune plaan väikeseks ringreisiks, et kus siis ühistu liikmeid värvata meile või selline? Jah, nagu ikka, üle Eesti. Sõidame kontorid läbi ja kontorid läbi ja seal ka, kus kontorid ei ole nagu. Et sealt nagu see, nagu kunagi oli pangabussi teenus, et sellise variandid on, no näed, siin on järjekordne tõestus sellest, et see jutt on meil juba kunagi ammu olnud, et näitab, et Andro Roos, et ei ole ainult jutumees, vaid et liigub ka selle suunas, et no jah, kõik algas sellega, et mingisugused triggerid panevad ikka liikuma, vaatad niimoodi, et näed, et on vaja. Ja ausalt öeldes isiklikus plaanis ka, see annab nagu sükest uut lootust ja uusi mõtteid. Kui nagu teed seda, et vaata, no on see printsiip, et elukestev õpe. Elukestev õpe. Et siis tunned ikka, et oled noor jälle ja elujõudu täis ja saad hakkama, näed, sõidad bussiga, õpetaja kiidab, siis on hea tunne. Aga kui selle nüüd korraks ka bussi juurde ikkagi jäädes, et no vist mingisugune poliitiline agitatsioon tuleb ka sellele või ütleme, et või ma küsin niimoodi teravamalt, et kus sa pargid teda?
et tõlla kõrvale sinna, kus võib. Et selles osas vist nagu päris ei lähe nagu kisklemisega, et siin sa tunnistad, et see on asi, mis vajab parkimistasu maksmist. Ikka see vajab parkimistasu maksmist vähemalt täna, aga kui mina saan linnapeaks, siis ei vaja. Mitte ainult buss, ma kaotan parkimistasud ära Tartus. No aga uusi makse on ju vaja kogu aeg peale, et tuleks sinu enda sõnad, et uusi makse oleks juba uusi vaja. Makse on muidugi vaja, ütleme kui sarkastiliselt võtta niimoodi seda asja, et inimesed mul postitusele pakkusidki välja väga palju maksusid. Kättemaks on puudu näiteks veel. Kättemaks on puudu ja peldikumaks ja väga palju maksusid. Ja peldikupotile peale laskmise maks, vee peale laskmise maks, et see võiks ju niimoodi olla ausalt öeldes. Et peldikusse minna võid, aga vett peale lasta ei või. Maksab niimoodi, eks ole. No vesi nagu nii juba maksab. Näed, sa lähed praegu topelt maksustamise teed pidi, nagu see, kui oli automaksust juttu, et automaks on saadanas, sest et ta on nagu nii juba topelt maksustab seda sama autot ju. No jaa, aga see peaks... Topelt maksustada veetses kõik. Aga seda peaks tegema targalt, vaata automaksu näiteks niimoodi, et tangid ära tanklas, sõidad sisse, vaata nii nagu sadamates on hakatud tegema. Vanasti lasid paadi sisse, oli kõik korrast, kukimuki, lähed sõidad ära, maksad ainult diisli eest. Nüüd on niimoodi, lähed sinna sadama territooriumile, tahad slipi pealt vette lasta paadikest. Tõkkepuu ees, tõkkepuu avamine, helistad 5 eurot. Lähed kõik sõidad ära, tahad uuesti ühesõnaga paadi välja ka tõmmata, sest muidu on nagu parkimistasu nagu seal sadamas. Tahad koju viia, helistad jälle 5 eurot, tehakse lahti. Aga tanklates võiks ju samamoodi olla, tangid auto ära, või ühesõnaga tanklasse sõita, helistad, 5 eurot või 2 eurot, tehakse lahti. Ja lähed tangid ära, siis ei ole mõtet vaata sirtsutada ka niimoodi, et sa 10 liitri kaupa võtad, siis võtad ikka paagi täis, siis tuleb kohe käibemaksu ja kasumit nagu sellele tankla omanikul nii edasi. Tangid ära, helistad jälle tõkkepuu lahti, jälle 5 eurot. Targalt tuleb asju teha nagu selles mõttes. Et kui juba võtta, siis siis ikka võtta. Siis ikka võtta. Ei, tegelikult, et teema on aktuaalne, et nende maksu osas, et ka topelt maksustamise ja nii edasi, et sa ütled, et kaotaks ära näiteks selle parkimistasu, aga kuidas sa siis seda linna raha kaukad täita? Tead, aga sellest parkimistasust ei tule mitte midagi, sealt tulevad piltlikult öeldes ainult kopikad nagu. Sellest on rohkem, need on sotsiaalsed töökohad parkimiskontrolöridele. Ja nendele saaks leida paremad töökohad. Ja ma arvan ka väärikamad töökohad, kui sa vaatad neid parkimiskontrolöride nägusid. Ma arvan, nad ei ole ise ka väga uhked nagu selle töö üle, mida nad teevad või väga rahul. See ei ole väga hea töö nagu. See on see, millest sa kõva häälega ei räägi ja vanemad teiste vanematega rääkis, kuule, mis sul laps teeb, et tööd on ära muresse, aga tegelikult on see, olgem ausad, ikkagi niimoodi, nagu omal ajal ikka hävituspataljon oli, et käis ja ja siis küsite, mis sa teed, siis ei tohtinud rääkida kuskil, väga paha töö nagu, eks ole. Eks ta umbes nii on, jah, et maha ei pea kedagi laskma, aga rahanduslikus mõttes küll nagu kurbaks tegema väga paljusid. Ja eks nad niimoodi sala ja hiilivad ju vaata niimoodi ka nagu seltsimehed akna all niimoodi, et kui sa auto juures oled, ega siis nad väga tulla ei taha, aga nad vaatavad nuka tagant ja kui sa oled ära läinud, siis lähed panevad kviitungi peale nagu sinna. See selleks, mis me siin narrime tähendab, ega nad on ka inimesed, inimestel on nad nagu väärikad, et tuleks parem töökoht leida, aga parkimistasude kogumisest tõesti ei tule nagu mingisugust erilist raha linnale. Ei tule lihtsalt. Need on nagu kopikad ja parem, ma ütlen, ehitada parkimismajasid. Tuleb ka hakata parkimismajasid ehitama nii Annelinna kui ka kesklinna ja koos erasektoriga. Et anda erasektorile kesklinnas korraldus parkimismaju teha, näiteks ehitusloa saamise eeldusena. Aga ma ütlen siin selle klausliga juurde, et mitte tänastel tingimustel, vaid siis tuleb anda nendele erasektori arendajatele ka õigus ehitada piisaval arvul kortereid, kas kortereid, elamispindasid või äripindasid, mida nad hiljem müüma hakkavad ja kasumiga realiseerida saavad, et selle parkimismaja maksumus ka nende jaoks mitte ei kujuneks nagu ainult kuluks ja kahjumiks, vaid ikkagi nad saaksid selle kaetud, ütleme siis, parema korterite või äripindade müügitulemustega. Nii et ma räägin siin isegi sellistest asjadest, vaata siin kuskilt mingi info jooksis läbi, et rohkem kõrghooneid Tartusse ei tule ja nii edasi. Et ikkagi me peame kaaluma nagu seda, et ei ole vaja nagu jonnida
et noh, et me mahuliselt ei luba linnavalitsusena nagu mingisugust äripindasid ehitada või ütleme, ei luba, noh, ma ei tea, kirjutame selle ette, et korterite arv, et palju peab olema. Vaata, noh, korterite arv, eks see tulebki nagu sellest, et kuidas parkimiskohad on ja niimoodi. Aga nüüd ongi see, et kui ehitad parkimismaja, sa ehitad oma kortermaja elanikele. Me lubame sul ehitada korrus 2 kõrgema, lubame teha rohkem kortereid, saad rohkem müüa, sisuliselt see hüvitab selle parkimismaja ehituse, saad natukene peale ka, aga teistpidi pool sellest parkimismajast läheb avalikku kasutusse näiteks. Ütleme, võtame selle perspektiivi ja lahendamegi niimoodi kesklinna parkimisküsimuse ära ja ei pea võtma seal mingisuguseid suuri tasusid. Ja on hübriid asjad ka võimalikud, noh vaata, ega ma selle poolt ka ei ole, et selle minu praegu välja käidud idee, noh see on natuke toores, seal üksikasjad peab nagu paika timmima. Ma selle poolt ka ei ole, et muidugi 100 aastat keegi nagu kesklinnast tulebki pargib nagu oma mingit romu või asja. Aga seal saabki vabalt teha nagu, see on väga mõistlik süsteem ju näiteks nagu on taskus. Et kus sa lähed, tund aega on tasuta. Noh ongu ta tund aega, olgu 2-3 tundi, ta võib 3 tundi ka olla, eks ole. Kesklinnast või ta võib ka 8 tundi olla, et kui me võtame selle perspektiivi mõnes parkimismajas, et inimene tuleb hommikul tööle, on 8 tundi tööle ära, õhtul läheb koju nagu, eks ole. Aga ülejäänud aja oleks siis tasuline, eks ole. Et sealt oleks võimalik nendel arendajatel ka siis natukene teenida tagasi, ütleme seda parkimismaja ehitust. Et mingil määral omaniku tulu pakkuda, aga see peab olema kirikesed küla, et ütleme siuke normaalne parkimine, mis oleks kesklinna inimeste tööle tulemiseks, osades parkimismajades ja teistes siis näiteks see, et need kliendid saaksid tulla kesklinna äridesse, et nad rahamaitseid suus ei oleks või et peaks otsima kuskilt kullipilguga, et kus siin äkki mõni vaba koht tekib parkimiseks, et ta saaks tulla Rüütli tänavale ja üldse vanalinna ja igale pool, et seal ka hakkaksid kohvikud uuesti väga aktiivselt käima, igasugused pudukauplused, asjad, et elu hakkaks nagu käima. Noh, siis on Tartul nagu sissetulekut ja kõigil rõõmus meel. Jah, selline üks lahendus, ma saan aru, et sul neid mõtteid on palju, mida siin veel Tartu linnas ära teeks, et kõik see on ikkagi, tuleb ju paberi peale ka mingi moment sul selline, no ütleme siis valimislubadused või siis, kuidas seda nimetatakse siis loosungid. No, ma ei tahaks öelda loosungid. Nõudmised. See, mis koalitsioonilepingusse sisse läheb. Jah, aga võib-olla koalitsiooni ei tulegi. No. Ma olen öelnud, et 25 kohta 49-st teeme ise linnavalitsuse. No, ka võimalus. Teeme aga nüüd ühe kiire viimase pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi Eesti Kroon ja nüüd on see moment, kus lähevad nagu natukene need poliitminutid edasi, et tehti Eesti riigis suur muudatus, põhiseadus üle pika aja sai väikse muudatuse sisse klausli, et no Andro, ütleme niimoodi, et ma nagu sellist ülelaua inimesena pean ikkagi siin natuke torkima, et kas võtame siis, ütleme otse ära, et Keskerakonnalt võeti ju hääled ära. Noh, võib-olla Keskerakonnalt võeti, aga ma arvan, et võeti ka teistelt ära nagu lõppkokkuvõttes. Aga see pole isegi kõige tähtsam, et noh, vaata ma alustaks ütlen ära, et mind isiklikult see kuidagi ei puuduta, et mina olen täiesti Eesti kodanik, ma olen sünnijärgne Eesti kodanik, minu pere on kõik sünnijärgsed Eesti kodanikud, mul ei olegi selliseid sisserändajaid või uussisserändajaid mitte kuskilt nagu, kes oleks pidanud mingite elamislubadega jukerdama või midagi taolist. Kuigi minu üks vanaisa on jah, Venemaa eestlane, aga tema tuli juba 49. siia. Ja ma ei teagi, kuidas tema nüüd selle kodakondsuse sai, aga see pole ka tähtis, et mina olen nagu nii kodanik olnud juba kas või ema poolt ja niimoodi ja need eestlasena ta ikka sai selle kodakondsuse ja nii edasi, et noh, mind see nagu isiklikult ei puuduta, et noh, ma olen siin postitusi teinud sel teemal, et mõni kipub kohe kommenteerima, et noh, et justkui minult hääled ära tuleb, minult ei kuku need hääled ka ära, sellepärast et ma väga ei suhtle nagu, ütleme, noh, selles ringkonnas, kellel see halli passi küsimus on või Vene või Valgevene passide küsimus. Nii et noh, kuna ma vene keelt ise ka hästi ei oska, siis mitte, et ma kuidagi põlgaksin nagu neid inimesi. Aga ma lihtsalt ei oska keelt ja mul ei ole nagu igapäevast sihukest suhtlust nagu. Nii et mul isiklikult ma arvan, et minul väga palju hääli sealt ringkonnast ei oleks nagu nii tulnud. Aga ma olen vastu sellele põhimõtteliselt, mis tehti.
Jaa, no kas ma saan aru, et selgitas natuke tagamad, et see hääleõigus võeti siis ära ainult vene keelt? Ei, no isegi pole keelega pistmist nagu, et sa võid ju vene keelt kõneleda, Eesti kodanik olla ja nii edasi. Aga võeti ära Vene ja Valgevene kodanikelt ja ka ütleme 4 aasta pärast siis hallipassi omanikelt, kes polegi ühegi riigi kodanikud. Ja võeti ära nii-öelda selle sildi all, et et agressorriik. Mul on sest ma saan aru ikkagi, et USA kodanikele säilis nagu põhimõtteliselt see valimisõigus. Aha, okei. Sest jah, ma tahtsin kohe tuua nagu näiteks, et kui mul on üks tuttav ameeriklane USA passiga ja siis on tal ka hall pass nagu taskus, et USA on ka siis agressor või? No, aga vaata, läheb Gröönimaad võtma, võib-olla ongi. Mine sa tea ja vaata, lõppkokkuvõttes on see, et Kristen Michal on öelnud ju seda, et kui Prantsusmaa ja Inglismaa väed lähevad nagu rahu tagama sinna Ukrainasse, et siis Eesti läheb ka nagu, aga me ei tea, mis sealt edasi tulla, et läheb sõda nagu edasi näiteks. Võib-olla on Eesti ühel hetkel agressor nagu. Sest me ei tea, kuidas see maailmakaart ju pöörab nagu, et maailma asjad, nii et vaata, selle asjaga on täpselt niimoodi, nagu Kalevipojas on öeldud, et Kalevipoeg pani ka ühte jõkke, mis jõgi see oli, kus ta pani nagu selle mõõga. Aga hiljem see mõõg raius tal endal jalad maha. Sihukest asja tegelikult, see tuleb hästi ettevaatlik tuleb nagu nende riigi küsimustega olla. See on sama asi, vaata, nagu omal ajal Eestis ka ju ikka minu arust, kas oli kohtunikel ju, kas mitte meie eluajal küll mitte, aga ühel hetkel kaotati ära, et lokis juuksed, vaata, nagu mis kunstparukas, mis pannakse. Ja tuleb pähe, jah. Jah, Inglismaal on siiamaani alles. On alles. Inglismaa ei ole võtnud ära, kuigi see on hästi sihukene, tundub sihukene totter natukene nagu, eks ole. Aga vaata, riigi elu küsimused on nagu sellised küsimused, et kui mingi asi on paigas, et me isegi ei pea väga mõtlema, kas totter või mitte, et see võib tasakaalu paigast ära tõmmata. Et sa mõtled, et sa eemaldad nagu mingisuguse ebavajaliku elemendi, aga siis näed, et asjad hakkavad hoopis viltu kiskuma ja võib-olla kogu konstruktsioon kukub selle tulemusena lõpus kokku, et me ei tea seda. Ja sellepärast nagu siukseid asju, mis on nagu pikalt püsinud, seal tuleb väga ettevaatlik olla, kui need puutuma hakkad. Sest vaata, üks nõrk koht on nagu see, et kogu aeg räägitakse nagu agressorriigist. No ühesõnaga ühel hetkel ta ei ole agressorriik nagu nii, et nagu ajalugu ei saa otsa nagu selle asjaga. Et seda, et Venemaa nüüd kokku kukub, seda ma ei usu, ära kaob, et ta ei kao kuhugil ära, et ühel hetkel lihtsalt see agressorriigi staatus võetakse maha. Siis me oleme jälle nagu selle lõhkise küna ees, nagu, eks ole, kes tahavad ära võtta sealt neid hääleõigust ja niimoodi. Aga vaata, nüüd on see, et unustatakse üks oluline asi ära, et Eesti Vabariik ise on ju nendel inimestel, neid on umbes 100-120 000 inimest, andnud pikaajalise elamisloa. Et need ei ole mingid suvalised venelased või valgevenelased, umbes jäetakse mulje kogu niimoodi, et me võtsime agressorriigi kodanikelt hääletusõigus ära, et mingid suvakad venelased või valgevenelased kuskilt Venemaalt või Valgevenest hääletavad. Ei ole ju niimoodi. Need on need samad inimesed, kes väga paljud on ka siin sündinud, osad on siia sisse rännanud hiljem pärast Eesti Vabariigi taaskehtestamist ja on saanud pikaajalise elamisloa Eesti Vabariigilt ja omavad siin elukohta. Et sisuliselt nad on meie ühiskonna liikmed. Et juba esimene kahju, mida nagu tehakse, mida ei tohiks teha, juba kas või pragmaatilisusest tulenevalt, et kui sul isegi venelased või valgevenelased ei meeldi, sa oled totaalselt selle vastu ja kuidagi niimoodi, sa ei taha seda vene keelt ja muide, minu tuttavad väga palju venelased on öelnud, et kui ukrainlased tulid sisse pärast, ütleme, sõda, ma ei taha Tallinnasse minna. Ma ütlesin, miks sa ei taha Tallinnasse minna? Aga sellepärast lähen kaubanduskeskusse, kogu aeg kuulen tšivo, ma ei taha seda vene keelt kuulda nagu. Ja seda ütleb mulle venelane, eks ole, väga paljud venelased on niimoodi öelnud, et ta ei taha kuulda tšivo, eks ole, vaata, eks see ongi kultuuriline eripärad. Loomulikult mõnedel ei pruugi nagu meeldida, ma saan nagu sellest aru, aga asi on ka nagu selles, et meil ei ole mõtet tekitada kunstlikke ütleme, siserindeid nagu siia riiki nagu sisse, et kui inimestel on ikkagi olnud see hääleõigus, ja kui sa räägid nagu ajakirjandus kogu aeg vaata niimoodi, et agressorriigi kodanik, ma usun siiski, et selle 100 000 inimese hulgas väga palju on neid, kes ikka armastavad seda riiki ja ühel või teisel põhjusel ta ei ole võtnud nagu seda kodakondsust ja
ja asja. Seal on objektiivsed, seal on subjektiivsed põhjused, ega inimesi hinge sisse nagu ei näe. Aga no fakt on see, et ta maksab ju maksu siin, eks ole, kui me räägime nüüd teine küsimus, me räägime kohalikest valimistest, me ei räägi ju riigivalimistest. Et Riigikogu nad ei ole kunagi valida saanud ja keegi ei arutagi seda, nad ei peagi Riigikogu valida saama, see on kodanike pärusmaa, kodanike kui riigi omanike. Aga kohalikud küsimused, need on kohalikud küsimus, kuidas bussitransporti korraldada, kuidas teid parandada, kuidas siin kohapeal elu teha. Ja nad on kohaliku kogukonna liikmed, ma rõhutan nagu seda, et Eesti Vabariik ise on neile andnud pikaajalise elamisloa, mis väga paljudel juhtudel tähendab seda, et ega neil muud kodumaad ei olegi, sõltumata kodakondsusest. Neil ei olegi, nad on siin kinnisvaraomanikud või pikaajalised rentnikud, asjad käivad tööl. Nii et tahad või ei taha, meeldib see sulle või ei meeldi, ja kas ta ütleb tšivo või ta ei ütle, aga ta on siin, ta käib siin tööl, ta maksab maksusid. Selles mõttes tal ikka võiks olla nagu sõna kaasa öelda kohaliku kogukonna elu korraldamisel. Ta käib ju ka tööl bussiga näiteks, kas tal ei pea olema siis õigust öelda nagu seda, et kust kohast see bussiliin jookseb, tegelikult peaks ju olema nagu kõik muu nagu kõrvale jätta. Nii et see on nagu asja üks pool, teine pool jah, ütleme see, et need on kohalikus valimised ja kolmas pool on see, et paned tähele, et võeti ära hääletusõigus, valimisõigus, aga kandideerida ei ole nad ju kunagi saanud. Ei volikogusse, ammugi mitte Riigikogusse, presidendiks, kelleski taoliseks. Nendel ongi ainult hääletusõigus, mis neil oli. Kandideerida saavad ainult kodanikud. Ja nüüd vaata, Maksim, sina oled Eesti Vabariigi kodanik, oled ustav Eesti Vabariigil, mina eeldan seda. Mina olen Eesti Vabariigi kodanik, ma usun, et oleks õiglane ka minu suhtes eeldada, et ma olen ustav. Nüüd ütleme niimoodi, mina ei tea ju, vaata valimised on salajased. Mulle tuli ka hääli, mulle tuli Anne linnast hääli, ma tean niimoodi, vene keelt kõnelevad prouad päris massiliselt ütlesid, et hääletasid minu poolt. Ma ei tea, see oli Riigikogu valimised, ma kohalikel valimistel nii palju ei suhelnud nagu seal, et Riigikogu valimistel nagu nii kodanikud hääletasid ka Anne linnas, aga ma usun, et minu poolt vähemalt üks on ikka siukene hääletanud eelmistel kohalikel valimistel, kes meie riigi kodanik ei ole. Et vaata, nüüd on küsimus nagu selles, et kas ma olen siis agressorriigi esindaja nagu tänu sellele või? Et vaata, mina olen ikka ju... Seda saame valimiskasti juures teada. Ühesõnaga, selles mõttes, mina olen ju ikka Eesti Vabariigi kodanik, mina olen ustav Eesti Vabariigile. Isegi kui tuleb marslane minu poolt hääletama näiteks, ütleme, kas elektrooniliste häältega, et tehakse susser-musser, pannakse mulle elektroonilisi hääli. Aga Andro Roos on ju ikka Andro Roos, ega ma ei muutu nagu kuidagi kelleski teiseks, ma ei muutu marslaseks sellepärast, et marslane tuleb minu poolt hääletama või ma ei muutu serveriks, et mulle näiteks 10 000 e-häält antakse või ma ei muutu nagu Putiniks, et Putin mulle näiteks saadab rohelisi mehikesi kuidagi näiteks siia minu poolt hääletama. Mina olen ikka Andro Roos näiteks, eks ole, Eesti Vabariigi kodanikuna. Ja vaat see aspekt on nagu unustatud ja lõppkokkuvõttes tuleme ikka selle asja juurde tagasi, et kogu räägitakse agressorriigi kodanik, aga need mammikesed, nad ei ole ju agressorid nagu selles mõttes. Nemad ei ole sõda teinud Ukrainas ega kuskil mujal, nad elavad lihtsalt siin Tartus ja Tallinnas ja üle Eesti ja püüavad oma elu hakkama saada täpselt nii nagu sina ja mina. Jah, selle noodi peale aga lõpetame, saade oli Eesti Kroon, oleme tagasi juba nädala pärast ja siis saab juba üle vaadata ka, mis seis nende võlakirjadega jäi ja võib-olla ka mõnedel teravamatel poliitilistel teemadel saame ka sõna võtta.